Tere, mina olen Siim, Revalspordi personaaltreener. Ja kuna jaanid on juba kohe ukse ees, siis täna on Rakvere andnud mulle grillida sellise kauboisteigi, mis on siis selline ameerikapärane kondiga välisfileest lõigatud pakksteik. Liha grillimisel võib juhtuda mõnikord see, et liha kõrbeb ära. Aga samas olen kuulnud, kuidas inimesed ütlevad, et süsi on kõhule hea. Lihast kõrbenud süsi kõhule kuigivõrd hea ei ole. Mis mulle selle kauboisteigi puhul meeldib, on see, et selle pakendi peal on täpselt ära kirjutatud, kuidas saab kõige parema tulemuse, et see liha jääks selline mõnus ja mahlane. Ja selle liha grillimisel kehtib selline üldine grillimisreegel ka, et mõõdame ära sütekuumuse. Kui sa nüüd suudad oma kätt umbes 3-4 sekundit 10 cm kõrgusel grillist hoida, siis on see temperatuur paras. Ja tundub, et see grilli kuumus on päris sobilik, seega teemegi selle paki kohe lahti ja asetame selle sama steigi tulele. Nüüd kauboisteigi puhul on tegemist sellise veidi paksema steigiga, aga samas on ikkagi nad väga taised ja mõnusad. Kauboisteigi kõrvale valmistame täna sellise ameerikapärast slow tüüpi salati, mille jaoks on meil siis vaja nuikapsast, õuna ja kui tavapäraselt slow tüüpi salati peale käib majoneesi kaste, siis täna teeme sellise õlise sinepi kastme siia peale. Ja siin purgis on meil koostisosad juba paika pandud. Siin sees on siis sinep, oliiviõli, õunaäädikas ja natuke mett ka. Ja nüüd ei jää muud üle, kui see lihtsalt kõik kokku segada. Ja kui nad siin purgi sees on, siis tasub lihtsalt seda natukene raputada, et need koostisosad ära seguneksid. Ja nüüd selle salati valmistamise jaoks koorimegi selle nuikapsa ära ja pärast koos õunaga riivime läbi ta lihtsalt. Ja nüüd, kui see nuikapsas ja õun on läbi riivitud, paneme ta koos siia kaussi ja see sama kaste, mis meil oli valmis ennem segatud, selle saame siis siia peale valada ja segame pärast läbi. Ja selline see jaaniroog valmis saigi. Loodan, et saite põnevaid mõtteid grillilauale juurde ja ei jäägi muud üle soovida kui mõnusat jaani.